Nii, tere päevast! Mina räägin siis metsamullast ja just selle süsinikuringiga hindamisest. Kõigepealt, et kui suur see väljakutse siis sellel teemal on, siis alustuseks räägiks sellest, et circa 20 aastat tagasi tehti selline esimene suurem ülevaade meie metsas olevast just selle mullas süsiniku kogu varust. Ja see hinnang oli, et 314 megatonni veaga 27 megatonni. Ja kui me vaatame kasvuhoonegaaside aruannet, siis seal on antud välja, et mineraalmuldadel muutub aastas umbes 0,19 tonni ja orgaanilisel mullal, ütleme mineraalmuld seob ja orgaaniline mull siis heidab, on siis 0,33 tonni hektarile. Ja kui me paneme need numbrid kokku, siis me näeme, et kogu muutus aastas on umbes 0,16 megatonni. Ehk siis, et kui me paneme nüüd 20 aasta summa kokku, siis me näeme, et 20 aastaga on see muutunud 3,12 megatonni. Mis tähendab seda, et kui 20 aastat tagasi veahinnang oli 27 megatonni ja muutus on ainult 3, siis tähendab seda, et meil on väga keeruline tegelikult täna võtta ette ja öelda, et aga teeme siis täis analüüsi, et vaatame, palju meil siis täna seal mullas seda süsinikku ei on, siis me saame öelda, et kas see on oluliselt nüüd tõusnud või mitte. Et tegelikult on see, et ikkagi see mullas toimub metsas ikkagi see muutus nagu väga aeglaselt. Ja see on ka siin see väljakutse, et kuidas saada see tulemus võimalikult täpselt. Nüüd, kui me vaatame natuke üldse neid metsas olevaid neid muldasid, et siin Eesti nende definitsiooni järgi meil siis jagunud ära on arumetsades on meil mineraalmullad, mis siis moodustavad meil 77%, ringid ei ole päris hästi siin nagu eristatavad, et see kõige suurem osa on siis 77 on siis need mineraalmullad ja siis turvasmullad jagunevad meil siis on kuivendamata, et see on siis see, kus turbahorisondi tüsedus on üle 30, vähemalt 30 sentimeetrit ja kuivendatud puhul on seda siis 25 sentimeetrit. Ja nüüd tuleb arvestada, et kui me vaatame erinevaid protsesse, siis nendes muldades siis igas ühes on need ikkagi täiesti erinevad. Et meil on kas mineraal või siis on meil turvasmullad ja see on kas kuivendata või mitte. Kui me aga vaatame rahvusvahelist definitsiooni, siis seal ei ole mineraal ja turvasmullad, vaid on mineraal ja orgaanilised mullad ja on siis väike see erinevus, et organogeense horisondi tüsedus peab olema vähemalt 10 sentimeetrit, kui meil turvasmuldadel on see 30 sentimeetrit. Ja samuti loetakse orgaaniliseks ka seda, kui see ülemises 20 sentimeetris on segatud kiht ja seal on vähemalt 12% orgaanilisest süsinikku. Nii et me peame siin ka vaatama natuke seda, et kuidas neid erinevaid andmestikuga omavahel kokku saada. Ja kui me siis vaatame seda, et kuidas üldse see süsiniku varu siis muutub, meil on siis sisendina, meil tuleb kas näiteks puude alustaimestiku varis, meil on seal juurestiku uuenemine, mis annab juurde ja siis erinevad väljundid on, et selle mulla hingamise ja leostumise kaudu siis läheb ka mullast seda süsinikku välja. Ja nüüd meie ülesanne tegelikult ütleme see muutus, aastane muutus on oluliselt suurem, see käive mis seal mullas toimub võrreldes sellega, et mis see ühe aasta jooksul muutub, et kui samagi, et circa 0,16 tonni hektari kohta on varu muutus keskmiselt, siis tegelikult see, mis tegelikult aastane käive on ikkagi seal 4-5 tonni seda süsinikku, nii et see käive on oluliselt suurem ja seetõttu meie ülesanne ongi just vaadelda praegu ka neid erinevaid protsesse ja selle põhjal siis analüüsida, et kui suur võiks olla see muutus, sest lihtsalt kahe erineva varu vahel me ikkagi nii täpselt seda ei saa. Ja nüüd ongi see, et meil on siis need erinevad tegevused, et kuidas me siis seda saame hinnata. Nüüd üks asi on see, et on tehtud seal neid erinevatel aastatel neid erinevaid mõõtmisi, 90-tel tehti siis 2006-2008, mis see biosoili projekt ja nüüd on siis ka uuesti jälle siin circa 5 aastat tagasi on tehtud need mõõtmised proovitükkidel, kus on Eestis circa 100 proovitükil neid täpsemalt mõõdetud, neid varusid,
aga ka siin on tegelikult natukene seda hinnangu puhul neid väljakutseid, et kui me vaatame seda, et mida tähendab üldse nii-öelda see süsinikuvaru seal mullas, et näiteks, et kui mõõdetakse ära maapinnast alates näiteks 30 sentimeetri ulatuses, siis see, et kui meil seal kihtide vahel, siin ma just vaatasin, et siin on ka nagu head näited, et millised võivad olla sellised erinevate kihtide nii-öelda varieeruvused, et nad ei ole sellised selgepiirilised. Ja kui me näiteks teeme seal 1 millimeetrise vea, või tähendab selles mõttes, et meie üks mõõtmine on millimeeter, erinev võrreldes teisest, siis tegelikult 1 millimeeter tähendab kogu hektari peale 10 kuupmeetrit. Mis tähendab seda, et kui me nii-öelda lihtsalt ühel mõõtmisel leiame, et see on millimeeter kõrgemal ja nüüd on see piir, kus ühe horisondi süsiniku kontsentratsioon on ühesugune, teisel teine ja me ainuüksi selle millimeetri erinevus annab meile juba nii, et kummagi selle horisondi maht on umbes 10 kuupmeetrit hektaril erinev. See tähendab seda, et ainuüksi juba sellest tulenevalt on meil tegelikult see hinnang hoopis teine. Ja rääkimata nüüd veel sellest täiendavast probleemist tegelikult, mis on selle mulla mõõtmisega, et kui me hakkame näiteks mõõtma sealt samast ülevalt, mõõdame 30 sentimeetrit, siis see, et ja me läheme näiteks 10 aasta pärast mõõdame jälle see ülemised 30 sentimeetrit, siis tegelikult vahepeal on maapind tõusnud mitme millimeetri võrra ja jälle iga millimeeter tegelikult tähendab 10 kuupmeetrit mulda sinna täiendavat. Mis tähendab seda, et me võime küll öelda, et jah, et seal ülemises 10 sentimeetris kontsentratsioon on sama, aga lihtsalt ülemine 10 sentimeetrit on meil natuke kõrgemal ja allpool on tegelikult varu, mida me ei mõõda. Nii et need on tegelikult need küsimused, mis vajavad nagu ka lahendamist, et kuidas saada, et kui suur on tegelikult see süsinikuvaru ja kui palju seda siis aastas ka muutub. Ja nüüd teine pool on siis, et on mõõdetud neid erinevaid mullaprotsesse. Varem on mõõdetud siin ja ka meie oma projekti käigus siis mõõdame neid just erinevaid, mis need protsessid on, sest need on erinevad sellised, et üks pool on see, et meil tekivad varis metsa, see laguneb, siis on see, et meil on mulla hingamine, täpselt samuti on siis see, et juure varis, mis sinna juured lagunevad ja loomulikult kõiges selle juures on ka siis see küsimus, et kui meil näiteks samagi varis laguneb, et kui kiiresti ta ikkagi laguneb ja kui palju sellest siis, kui kiiresti see süsinik sinna mulda ka jõuab ja kui kiiresti see protsess nii-öelda ka edasi läheb. Nii et üks on see, et me enam-vähem teame, milline on meie senine süsinikuvaru, me saame hinnata neid muutusi, aga et üks probleem on ikkagi see, et meie mullad on väga erinevad, samagi, et juba ütleme, oma olemuselt on 3 eri tüüpi, rääkimata sellest, et nad nii-öelda ka oma siseselt väga palju varieeruvad, et võtame mineraalmulladki, võivad olla kas karbonaatsed või on nad sellised happelisemad, nii et ka see on nagu üks küsimus, et kuidas neid kõike seda tulemust saada ja mis nüüd kindlasti on see, et me ei saa teha seda, et me võtame ühe konkreetse mulla mudeli ja ütleme, et see ongi nüüd see, mille järgi me teeme. Et tegelikult on ikkagi see, et me kasutame erinevaid mulla mudeleid oma selles analüüsis, sest kui mujal maailmades on juba neid selliseid analüüse tehtud ja leitud, et millised need mulla protsessid peaksid olema, ja just tuleb arvestada ka sellega, et need erinevad mulla mudelid tegelikult nad on sellised nii-öelda väiksed väljavõtted nii-öelda kõikidest kogu sellest täisprotsessist, ehk siis iga mulla mudel vaatab mingit erinevat komponenti ja lähtuvalt sellest. See näeb seda, et nende mulla mudelite ka, et kui me võtame nii-öelda 2 erinevat mulla mudelit, mis nii-öelda lähtuvad erinevatest asjadest, erinevatest protsessidest ja nad saavad enam-vähem sarnase tulemuse, siis me loomulikult võime ka eeldada, et meie see tulemus on enam-vähem nagu õige. Ja siis ongi, et meie üheks eesmärgiks, et kasutada neid mullamudeleid. Ja nüüd, mis nende mullamudelite puhul, et neid mullamudeleid me leiame väga palju ja mis on siis nende mullamudelite puhul ka, on see, et need on mingid sisendandmed, me anname talle ette, siis järgmisena on mingi must kast, mis seal toimib ja siis me saame välja mingi tulemuse. Ja nüüd ongi see, et me ei saa tegelikult kogu seda protsessi nii-öelda kontrollida, kui me ei tea, mis seal mudelis sees toimub. Nii et sellega
Meie eesmärk on siis kasutada sellist mudelite ansambli meetodit, kus me erinevate mullamudelitega siis hindame seda tulemust ja tuleb ka arvestada seda, et erinevatel muldadel siis meil tuleb kasutada erinevaid mudeleid, aga kindlasti saab vaadata seda, et mullamudelitel ikkagi mingis osas on need mullamudelid kattuvad. Võtame kas või seesamagi, et meil on mineraalmullad ja siis see, et kus see üleminek on orgaanilisele mullale, et kui meil ikkagi seal kuskil piiri peal on, siis mudelite osad hakkavad kattuma ja seega nad võiksid anda suht ühesuguseid tulemusi. Ja kui nad ei anna, siis on järelikult kuskil midagi valesti. Ja nüüd teine eesmärk meil on see, et me ikkagi võtame kõik need mudelid ka natukene ikkagi komponentideks lahti. Ja see näeb seda, et see mullamudel ise peab olema avatud lähtekoodiga, et me saame kõik vahetulemused vahepeal ära arvutada ja kontrollida meie seniste mõõtmisandmete alusel ka, et kas need vaheetapid, samagi, et kui ütleme, mullamudel jälgib mingit ühte protsessi ja selle vahetulemusena me leiame, et näed, et selle mullamudeli alusel peaks olema nüüd näiteks see süsiniku heide tonn hektari kohta ja me näeme, et meie mulla hingame samal ajal ongi tonn hektari kohta, siis ta läheb enam kokku. Või me vaatame teisipidi jälle seda erinevaid lagunemiskatseid, et nende puhul siis ka, et oluline see, et need vaheetapid lähevad kokku. Ja kui nüüd vaadata natukene siis ka mõningaid mudeleid, üks on näiteks Yasso, mis on ka kasvuhoonegaaside raportites väga levinud, on see, et see on just soomlaste poolt välja töötatud, alustati juba siin circa 20 aastat tagasi, et see lähtub pigem just sellisest varise keemilisest koostisest ja kliimast, tähendab seda, et ta nii palju ei jälgi mulda ennast ja tema puhul on see, et ta on ikkagi mõeldud mineraalmuldadele, et ka soomlased ise vaatavad, et kuidas nad saavad nendele orgaanistel muldadele täiendavalt, et mitte ainult Yassot kasutada, sest lihtsalt Yasso ei anna ka orgaanistel muldadel nii head tulemust. Nüüd teine, mis selline levinud on ROTC ja seda valdavalt kasutatakse põllumuldade puhul, aga kui me räägime metsamuldadest, me peame ikkagi rääkima sellest, et meil on ka sellist metsamaad, mis näiteks 20-30 aastat tagasi oli põllumaa, mis tähendab seda, et meil tegelikult, kui me võtame LULUCF-i selle aastast 90, siis tegelikult on meil need üleminekualasid ka sellised, kus on põllumaalt läinud üle metsamaale, ehk siis seetõttu ka see ROTC osaliselt peaks siis toimima ka meie metsades. Nii et ka see on siis meil plaanis siis kasutada oma sellel lähenemisel. Siis üks, mis on välja töötatud just selliste orgaaniliste muldade jaoks ka, et see on siis ROTC edasiarendus ECOsse, et see võimaldab nii mineraal- kui ka orgaanilistel muldadele neid tulemusi arvutada ja kuna ka sellel ma leidsin, AI aitas kenasti otsida interneti avarustest, ka sellel ma leidsin see kenasti lähtekoodi üles, nii et ka seda me saame siis nüüd kasutada oma selles analüüsis ja see on siis võimaldab siis omavahel kombineerida, võrrelda ka just Yasso ja ROTC siis nende mudelitega. Ja seda viimane nendest mudelitest on, mis on peamiselt orbiidil, meil on siis Kanadas välja töötatud siis süsiniku bilansi mudel on CBM-FSS3 ja seda on siis ka Euroopa Komisjoni poolt, siis JRC on analüüsinud ka just seda Euroopas kasutamist, nii et ka see on selles mõttes, et natuke jälle teistsugune mudel, nii et ka see võimaldab meil siis arvutada neid tulemusi välja, just seesamagi, et see võimaldab samuti teha nii mineraal- kui orgaanistel muldadele, ehk siis, et meil on võimalik ikkagi mitmete nende erinevate mudelite alusel siis saada ja võrrelda neid tulemusi, et see on meil täna ka nende tulemustel nagu kõige selline ligilähedasem sellele, et saada valideerida ka kogu seda tulemust. Sest kui me võtame ainult selle kahe erineva seisu omavahelise võrdlemise, et need veapiirid on ikkagi seal metsas niivõrd
suured ja need muutused ikkagi niivõrd väiksed ja just see mõõte määramatus on selle juures väga suur. Ehk siis, et sellest tulenevalt selliste erinevate mudelite puhul siis ka see mudelite ansambli meetodi kasutamine annab siis meile võimaluse ka saada seda täpsemalt. Ja siis kokkuvõtteks võiks öelda, et see ei ole veel kokkuvõte on järgmise. Et see mudelite avatus on just selle puhul, selle kõige puhul oluline, et see, et kui see mullamudelid on väga palju, et me oleme ka otsinud ja vaadanud neid, et milliseid mullamudelid kasutada, siis valikus on ikkagi jäänud need, mis on kasutatavad metsas ja need, mis on siis ikkagi ka avatud lähtekoodiga, et on ikka selliseid, kus lihtsalt saabki jälle vahepeal mingi must kast ja me ei saa neid vahepealseid protsesse kontrollida ka meie reaalselt mõõdetud tulemuste alusel. Ja siis kokkuvõtteks siis võiks öelda, et see mudelite ansambel siis võimaldab anda meil sellist kombineeritud tulemust ja muidugi see pool ka, et ma saan aru, et ka siin näiteks selle põllu puhulgi on plaanis samuti näiteks seda ROTC-d kasutada, ehk siis, et ka nende erinevate mudelite kasutamine tegelikult erinevate kategooriate puhul annab siis nagu head tulemust ja siis jah, et oluline on see, et see kogu see tulemus oleks ikkagi kontrollitav ja läbipaistev. Nii et sellega võtaks mina täna oma selle teema kokku. Aitäh, Allan! Paar küsimust ka. Kõigepealt annan siit väikesele tänukotikese. Aitäh! Kui sügavalt mulla süsinikuvarusid metsades mõõdetakse ja kas see arvestab juurestiku sügavusega? See on erinevate mullamudelite puhul on see erinev, aga üldjuhul ikkagi see on sügavamal, kui on puude juurestik. Ja sama küsija teine küsimus, kas raiete mõju süsinikuringele ka mõõdate? Seda raiete mõju on juba ka varasemalt mõõdetud, näiteks Veiko Uuri töörühm on juba seda teinud, nii et selles mõttes, et kõiki neid andmeid ka me oma selles analüüsis kasutame, sest tuleb ikkagi arvestada, et kogu selle metsa puhul me räägime kõik 100% metsamaast, ehk siis, et me ei saa võtta mingeid üksikuid lõike, et meil tuleb arvestada nii sellega, et meil on ühelt kategooriat liigub edasi metsamaaks ja samuti see, et metsas toimuvad mingid need protsessid, et kõigi nendega tuleb arvestada. Ja siin kohe tekkiski just hetk tagasi küsimus, et kas mudel toimib metsas või metsamaal ühtemoodi? See mudel tuleb panna metsamaal, ehk siis sellepärast ongi need erinevad mudelid, et meil erinevates kohtades toimuvad erinevad protsessid. Ongi, et üks pool on see, et on tekkinud uus metsamaa, seal on näiteks põllumullast üleminek on ühtemoodi, raie järgselt toimib see protsess teistmoodi ja vanas metsas toimib see kolmandat moodi. Ja rääkimata sellest, et meil siis kuskil kõdusoometsas või siis soometsas toimub jälle teistmoodi. Et see ongi see mudelite ansambli mõte, et kõik 100% metsamaa oleks kaetud. Üks küsija on natukene sattunud segadusse ka. Kuidas erinevad mudelid saavad anda sama lõpptulemust? Igal mudelil erinev sisend ja määramatus. See ongi see, et kui need mudelid meile ei anna erinevat või ei anna samasugust tulemust, siis järelikult on seal kuskil kas sisendandmetes midagi teistmoodi, et see ongi see, et meil tuleb hakata vaatama, miks see protsess, sest see võib olla lihtsalt see, et mudel ise on näiteks välja töötatud kuskil Lõuna-Euroopas ja ta lihtsalt meie metsas ei pruugi, me peame mingid parameetrid ringi arutama, et me saaksime võimalikult ligi lähedasele tulemuse. Aitäh, Allan! Jõudu!